harjumatud, vähekene ebatavaline, natukene põrutatud ja selline tunne, et see iste ei teinud erilist koostööd minu anatoomiaga selle maanteeratta puhul. See mustaga sõitsin suht vähe mööda maanteed ja üldiselt oli ikka nii, et seda täit nagu sõidumõnu kätte saada tuleb ilmselt pikemalt sellega harjuda. Et see, et ei ole erinevaid käike, et ei ole käiguvahetajat, on üks selline minek. See kõik on harjumatu. Linna vahel sõites ma tõenäoliselt valiksin elektrijalgratta, kuna ta ikkagi säästab nii palju energiat sõites ja sa saad stabiilselt üpriski suure kiirusega sõita ilma väga väsimata. Linnas on kindlasti selle elektrijalgrattaga mõnus. Ikka viisakalt riides ja ei taha ennast digiseks ajada, ei tee sporti, vaid tahad mõnusalt ja kiiresti punktist A punkti B jõuda, siis elektriratas on tõeliselt äge leiutis. See pardakompuuter sellel maanteerattal näitas, et 90% akuga suudab ta läbida kusagil 40 kilti. See maanteeratas läks veidikene kiiremini siledal pinnal, aga samas kohe kui kruusa peale sattuda, siis ta raputab sind väga korralikult läbi ikkagi, et täis kummist rehvid põhimõtteliselt ja kitsas rehv, et ta ei võta mitte mingit lööki enda peale, et ta on ikkagi puhtalt asfaldi peale sõitmiseks. Mulle see punane ratas meeldis natukene rohkem, kuna temaga on pehmem sõita. Tunne oli, et ta hakkab natukene varem vedama, see elektrimootor. Ja ta oli lihtsalt vähekene mugavam. Saad sõidumõnu kergemini kätte. Mul on hetki sellest harjumuse küsimus tavalisele rattale sarnase. Oli vahepeal situatsioone, kus elektrimootor võtab täpselt siis üle, kui ma just tahaksin aeglustada. Ja see välp seal selle vahel, millal ma reageerin sellele vidulit vajutan, on täpselt selline, et ta võib visata takistusele otsa. Saad enam-vähem kõik asjad tehtud ühe päeva jooksul linnad, mis tarvis õhtun koju tagasi akku laadima ja järgmine päev uuesti.